Ma võin teile öelda, et oma õiguskaitse kogemuse põhjal usun, et õiguskaitseorganid ei välista praegu midagi. Ega ka mina ei välistaks praegu midagi. Praegu otsivad uurijad vastuseid 39-aastase personaaltreeneri kadumise kohta, keda viimati nähti Lõuna-Carolina jõusaalist lahkumas. Ja kui otsingud intensiivistuvad, jääb üks suur küsimus endiselt vastuseta. Mis juhtus hetkedel enne tema kadumist? Ma rääkisin just selle juhtumiga tegeleva eradetektiiviga, kes töötab selle mõistatuse lahendamise nimel. Mida inimesed, kes nägid Helenat viimati, talle rääkisid? See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Praegu saab Elena Moori otsing palju tähelepanu, sest tema tuttavad ütlevad, et tema kadumine on tema jaoks täiesti ebatavaline. Ja ma rääkisin just eradetektiiviga, kelle Elena Moori sõbrad sellesse juhtumisse kaasasid. Ja nagu arvata võib, on need sõbrad väga mures. Hakkame siis pihta. Siin on pilt Elena Moorist. Ta on 39-aastane ja töötab personaaltreenerina Lexingtonis, Lõuna-Carolinas. See on Lõuna-Carolina pealinna Columbia eeslinn. Moore on inimene, kes tõesti elab selle nimel, et aidata teistel tugevamaks, tervemaks ja paremaks saada. Vaadake neid videoid, mille leidsime tema sotsiaalmeediast, kus ta töötab personaaltreenerina. Tema Facebooki andmetel töötas ta Lexingtonis jõusaalis nimega Wolves Fitness. Ja kõigi nende kommentaaride põhjal, mida me sotsiaalmeedias näeme, on ta inimene, kellel on palju sõpru, palju toetajaid ja nüüd ka palju inimesi, kes on mures selle pärast, kus ta võib olla. Mis puudutab tema eraelu, siis ta on abiellus inimesega, kelle nime me avalikult ei nimeta. Me rääkisime täna selle inimesega siiski. Nad ütlesid, et politsei on neil soovitanud meediale mitte kommentaare anda, kuid kui see lubatakse, oleks ta huvitatud tulevikus meiega rääkima. Ja tema on see inimene, kes teatas Jelena kadumisest päev pärast seda, kui teda viimati nähti. Siin on see, mida me teame Jelena viimase nägemise kohta. Politsei sõnul lahkus ta neljapäeval 11. juunil jõusaalist, kus ta töötas. Seejärel läks ta CVS'i apteeki ja pärast seda läks ta Planet Fitnessi. Ning see Planet Fitness, nagu uurija meil ütles, asub umbes poole miili kaugusel. Tema liikmelisuse andmetest selgub, et ta registreerus jõusaali umbes kell 18.40 õhtul. Siis lahkus ta sealt umbes kell 20.30 samal õhtul. Ja see on politsei poolt avaldatud foto temast Planet Fitnessi vastuvõtulauas. Politsei on öelnud, et nad ei tea veel, kas tegemist on kuritahtliku teoga. Nad ei ole seda ka välistanud ning pole öelnud, kas usuvad, et Jelena on otseses ohus. Nüüd tundub, et selle juhtumi pärast on palju muret ja pettumust, vähemalt sotsiaalmeedia kommentaaride põhjal, sest on möödunud juba mitu päeva. Ja siiski ei ole avalikkusele teada palju infot ega vihjeid selle kohta, mis võis Jelenaga juhtuda või kuhu ta võis minna. Seega tahan teile veel kord näidata seda pilti temast Planet Fitnessi registreerimislaua juures. Kui me sellele lähemale zoomime, näete täpselt, mida ta viimati nähtuna kandis, seda oliivirohelist lukuga dressipluusi. Tundub, et tal olid jalas mustad retuusid. Samuti paistab, et tal on kaasas käekott ja veepudel. Morris teadati esmakordselt kadunuks reedel 12. juunil hommikul, päev pärast seda, kui teda viimati nähti. Ja taas oli see tema abikaasa, kes teatas politseile tema kadumisest, kuna ta polnud temast midagi kuulnud. Nüüd see, mida Moore täpselt pärast jõusaalist lahkumist tegi, on selle loo oluline osa. See on kaart, kus asub Planet Fitness Lexingtonis. Politsei sõnul läks ta pärast jõusaalist lahkumist metsaalale, selle hoone ja Lowe's Home Improvement poe taha. See asub kohe selle kõrval. Politsei sõnul lasid nad selles piirkonnas drooni õhku. Nad tegid ruudustikotsingu. Nad tegid esmase otsingu. Ja Jelenast pole lihtsalt mingit märki olnud. Nüüd, kui me toome ekraanile selle Google Mapsi pildi, on seal paar asja, mis silma paistavad. Esiteks ei räägime mingist maa- või metsapiirkonnast. Tegelikult asub otse selle Lowe'si taga FBI Columbia Lõuna-Carolina kontor. Ja sa näed ka, et selles piirkonnas on elamurajoonid. Me vaatasime tema aadressi üles ja see on tõesti selles suunas, kuhu ta võis kõndida. Aga Google'i andmetel oleks koju jõudmine jalgsi umbes 2 tunni tee. Võimude sõnul ei ole teada, et tal oleks sõidukit. Politsei ütles 5TX televisioonile, et Jelena abikaasa leidis tema auto reedel. Ei ole selge, kus see auto asus. Politsei oli esmaspäeval tundide kaupa Planet Fitnessi taga. Nad otsisid vihjeid selle kohta, kus Jelena võib olla.
ja Patsai tõi välja, et kui nad otsisid seda metsaala läbi, siis see ei olnud, tsiteerin, surnukeha otsinguoperatsioon, vaid täpne tegevus, et välistada üks koht, kus Brayley Moore võiks olla. Siin on politsei poolt välja pandud kadunud isikuplakat Elena Moore'i kohta. Ta on 5 jalga, 7 tolli pikk, kaalub umbes 120 naela, tal on pruunid juuksed ja pruunid silmad. Ei ole selge, kas tal on mobiiltelefon kaasas. Ja pidage meeles, et tal oli oma käekott kaasas, kui teda viimati Planet Fitnessis nähti. Me ei tea ka, kus see on. Kõik, kellel on teavet Elena Moore'i kohta, peaksid võtma ühendust Lõuna-Carolina osariigi Lexingtoni politseiga. Helistada tuleks numbril 803 58 7271. Samuti on olemas e-posti aadress a.santoro aadressil a.santoro@lexsc.gov. Meiega liitub nüüd selle juhtumi teemad rääkima eradetektiiv Henry Jukes, kes selle juhtumiga tegeleb. Aitäh, et leidsite aega meiega liituda. Salvestame seda teisipäeval umbes kell 16.30 ida aja järgi. Mida saate meile öelda Elena Moore'i otsingute viimaste arengute kohta? Praegusel hetkel pole tegelikult midagi uut lisada peale selle, et on toimunud aktiivne 3-päevane maapealne otsing. Ja kuidas teie erauurijana selle otsinguga seotud olete? Mind palusid asjaga tegelema Brayley Moore'i perekond ja ühised sõbrad. Mida saate meile rääkida viimastest teadaolevatest liikumistest, kus ta viibis enne kadumist? Olgu, ma mõtlen, et meie uurimine on täiesti erinev sellest, mida teeb politsei. Palun mõistke seda. Kuna me oleme eradetektiivid, uurime seda rangelt kui kadunud isiku juhtumit. Me ei välista midagi selle osas, mis võis juhtuda, võib-olla juhtus või midagi sellist. Aga üks faktidest, mida me teame, on see, et ta oli CVS apteegis Sunset Boulevardil Lexingtonis Lõuna-Carolinas. Sealt edasi nähti teda järgmine kord Planet Fitnessis, mis asub umbes poole miili, 3/4 miili kaugusel CVS-ist. Seal nähti teda järgmisena Planet Fitnessis. Sellest punktist lahkus ta Planet Fitnessist ja suundus metsase ala poole. Parim viis, kuidas ma seda kirjeldan, on see, et ta astub uksest välja ja liigub vasakule. Ja see oli umbes kell 8. Politsei ütles, et eelmisel nädalal, neljapäeva õhtul umbes kell 20:40 oli viimane kord, kui teda nähti. Ma arvan, et umbes sel ajal, jah. Võib-olla natuke varem. Kuidas ta jõudis CVS-ist Planet Fitnessesse? Mul pole aimugi peale selle, et me peame praegu uskuma, et ta kõndis. Kas on kinnitatud, et ta ei sõitnud sel ööl autoga Planet Fitnessesse? Ja. Lähtudes sellest, mida sõbrad on sulle Elena Moore'i kohta rääkinud, siis kuidas ta tavaliselt linnas ringi liikus? Tal oli sõiduk, ma mõtlen, et ta kasutas seda. Kuidas tema sõiduk üles leiti? Mul ei ole lubatud seda mingil moel arutada. See ei kuulu selle alla. See sõidukiga seotud asi oli enne tema kadumist. Nüüd, kui rääkida sellest, kas sõiduk on asjasse puutuv, kas te mõtlete lihtsalt seda, et ta oli sõidukist eraldatud? Õige. Ja minu teada ei arvatud, et tal oleks mobiiltelefon kaasas. Mida sõbrad sulle rääkisid? Ja ma tean, ma näen tema sotsiaalmeediat. Ta oli personaaltreener, ta turundas end klientidele, sageli kasutades sotsiaalmeediat. Mida on tema sõbrad ja perekond sulle rääkinud? Ma arvan, et nende reaktsioon sellele, et tundub, nagu tal poleks mobiiltelefoni. See on ebatavaline, aga praegu ei saa me kinnitada, kas tal on või ei ole. Ma mõtlen, et ma saan öelda, et tema telefon praegu kõnesid vastu ei võta. Politsei on öelnud, et tema abikaasa oli see, kes teatas tema kadumisest järgmisel päeval. Mida sa tead? Mis juhtus või millal ta otsustas, et midagi on valesti ja ilmselt oli vaja politseiga ühendust võtta? Tal polnud oma naisega mingit kontakti olnud. See oligi põhjus, miks ta pidas vajalikuks esitada kadunud isiku teate. Ta oli tema pärast mures. Millal ta viimati teda nägi? Sellele ma ei saa vastata. Ma mõtlen, et mul ei ole seda infot, sest meie uurimise osa algab uuesti sellest, kui me teame, et ta oli CVS-is
ja siis edasi Planet Fitnessesse. Ja alates Planet Fitnessest oleme avatud kõikidele võimalustele. kas praegusel hetkel on mingeid märke, et Elena Moori juhtumis võiks olla tegemist kuritegeliku tegevusega? Ma ei saa sellele vastata. Ma võin teile öelda, et oma õiguskaitse kogemuse põhjal usun, et õiguskaitseorganid ei välista praegu midagi. Ega ka mina ei välistaks midagi enne, kui ta on üles leitud ja loodetavasti leitakse ta elusalt ja tervelt. jah, absoluutselt. Ma arvan, et seda loodavad kõik. mida on sõbrad sulle tema abielu kohta rääkinud? kuidas nad seda iseloomustaksid? Kõik on põhimõtteliselt öelnud, et nende abielus polnud probleeme. Okei, mina ei tea neist ühtegi ega ole ka kuulnud neist. Tead, isegi kui sa vaatad sotsiaalmeedias, siis näed, et nad tegid asju koos. Nad olid teineteise elus olemas. Nagu sa ütlesid, ta oli personaaltreener. Ta oli inimene, kes oli heas vormis. mida nad on sulle rääkinud tema elust üldiselt? kes ta oli ja mis toimus? Ma mõtlen, et ta oli väga hinnatud inimene. Seda ütlevad mulle peaaegu kõik. See on üks asi, mida tema kohta räägitakse. kui rääkida praegu käimasolevast otsingust, siis tundub, et kui ta lahkub Planet Fitnessi tagant, läheb ta metsaalale. aga ma mõtlen, sa elad ju selles piirkonnas. Ei tundu, et me räägiksime mingist tohutust metsast, kuhu ta läks. Tundub, et seal Planet Fitnessi lähedal on üsna palju elamurajoone. Ei ole. Kogu piirkonnas on palju elamurajoone ja see ongi põhjus, miks ma eile kohe Facebooki ja teistesse sotsiaalmeediakanalitesse postitasin üleskutse, et kõik kontrolliksid oma valdekaameraid ja uksekaameraid. Otsime igasugust videomaterjali, kus teda oleks võinud märgata või kus ta oleks jäänud peale, kui ta läbi nende elamurajoonide kõndis. Sest teate, minu kogemusest õiguskaitses nende piirkondadega, kuhu me viimastel päevadel otsima läksime. See ei olnud piirkond, kui oleks olnud tee, asfalteeritud tee või kõnnitee, siis mina oleksin seda kasutanud. Jällegi, sa pead aru saama, me ei usu, et tal oleks olnud mingit põhjust end metsa peita. Seega miski ei pane mind uskuma, et ta ei kõndinud mööda teed, tead küll, jalutades elamurajoonis. Kui sa lahkud Planet Fitnessist ja pöörad uksest välja vasakule, siis jõuad sa teele. Ja kui sa lähed ühes suunas, siis jõuad elamurajooni, kus sa kõnniksid, tead küll, läbi elamurajooni, mis viib lõpuks suurele maanteele. Kui hästi seal jalgsi liigelda saab? Sest ma tean, et nad ütlevad, et see on metsane ja kui seda vaadata, ma mõtlen, kas see on koht, kust inimesed tavaliselt läbi käivad. Jah, absoluutselt. Ma mõtlen, inimesed käivad seal kogu aeg naabruskonnast jalutamas. Seal on kõnniteed, siil on tead, hästi hooldatud teeservad. Ma mõtlen, see on Lexingtoni linna piires. Nii et seda hooldatakse. See on asustatud piirkond. See ei ole mingi tühi koht. Seal liigub palju autosid ringi. See on veel üks põhjus, miks ma olen inimestele rõhutanud, et kui ta oleks seal piirkonnas väljas jalutamas, siis ma arvan, et inimesed vaataksid teda ja ütleksid hei ning annaksid vihje ja ütleksid midagi. Mida on sõbrad öelnud tema vaimse seisundi kohta ja selle kohta, mis võis tema elus toimuda? Ausalt öeldes ei saa ma sellest osast kuidagi rääkida. See ei ole midagi, mida mul oleks lubatud arutada. Aga kas ta on kunagi varem midagi sellist teinud nende inimeste sõnul, kellega sa oled rääkinud? Minu teada mitte. Pole ühtegi juhtumit, kus ta oleks varem kadunud olnud. Ma tean, et politsei ütles, et nad lasid selles piirkonnas drooni õhku. Ma arvan, et eile otsisid nad seda piirkonda tundide kaupa. Sul on ulatuslik kogemus mitte ainult eradetektiivina, vaid oled töötanud ka õiguskaitsesüsteemis. Ma mõtlen, praeguses olukorras, mida sa sellest arvad, teades, et on möödunud 3 päeva ja vähemalt politsei sõnul pole Elena Moorist mingit jälge? No põhimõtteliselt me alustasime mõni päev tagasi alustasime Planet Fitnessi taga asuva ala ruudustikotsingut. Ja samuti ka teise ostupiirkonna juurest. Ja tead, töötasime läbi metsased alad ja põhimõtteliselt tegime seal ruudustikotsingut. Nüüd
Eile oli piirkonnas palju korrakaitsjaid, kes abistasid ja samuti otsisid seda ala. Ja seal oli veel rohkem ala, mida katta. Ning jällegi, sa ei jõua seda kõike ära teha. Tead, 12 tunniga päevavalguses. Okei, kui sa küsid, kus mu mõtted on, siis minu mõtted on selles, et otsingutega tuleb jätkata. Ja olen otsinguid teinud tema kodus suunas. Sest tead, ma ei avalda tema aadressi. Aga kui vaadata kaarte, siis kui sa lahkud ja lähed sealt Planet Fitnessi tagant, liiguksid sa suunas, kus ta elas. Jah, härra. Oma sõpradega. Kas ta oli linnas sage jalutaja? Kas see on? Ma mõtlen, ma tean, et ta on nagu spordiinimene, nii et inimesed tahavad ju samme täis saada, aga kas tema jaoks oli tavaline, et ta kõndis koju ja linnas ringi või oli see tema jaoks ebatavaline? Ma ei nimetaks seda tema jaoks ebatavaliseks, aga ta on kindlasti keegi, kes treenib palju. Nii et kõndimise osas arvan ma, et see oli tema jaoks tavaline tegevus. Ta kasutas sageli selles piirkonnas jalutusradu. Mõned neist, kui olete vaadanud ülevaadet üle tammi, siis seal on Saluda Shoals Park, kus on jalutusteed. Jalutada saab ka tammi peal. Kogu tammi ületamine on 2 miili pikkune jalutuskäik, ainuüksi tamm ise. Nii et kui öelda, et tema jaoks oli ebatavaline jalutada, siis mina ei nimetaks seda ebatavaliseks. Kas ta on varem sellest Planet Fitnessist koju jalutanud? Ma ei saa sellele vastata. Mul puuduvad selle kohta teadmised. See ei ole küsimus, mida ma oleksin esitanud. Kas te olete rääkinud temaga? Ja ma tean, et on olemas see pilt, mida kõik on näinud, kus ta on Planet Fitnessis, mille politsei avaldas. Nad ütlesid ka, nagu me oleme rääkinud, et ta oli CVS-is. Mida on inimesed, kes olid ühed viimastest, kes temaga suhtlesid, teile öelnud selle kohta, milline oli nende mälestus temast tol päeval? Ma mõtlen, et inimesed, kellega ma olen rääkinud, peamine asi, mille kohta me neid intervjueerisime, oli see, kas ta ütles, kuhu ta läheb. Tead, selline info. Me tegelikult ei läinud sellesse teemasse sügavamalt. See on pigem see pool, millega õiguskaitseorganid tegelevad. Mida need inimesed sulle rääkisid? Lihtsalt seda, et kõige olulisem, mida nad ütlesid, oli see, et kui ta lahkus asutusest, läks ta peauksest välja ja suundus vasakule. Ja ta läks vasakule. Aga nii palju kui tead, ja see võib jälle puudutada õiguskaitse valdkonda, aga nende jaoks ei tundunud, et temaga oleks midagi valesti olnud, kui ta lahkus. Ei, härra, ei. Ja siis Henry, ma tean, et sa pakud selle juhtumi kohta teabe eest tasu. Mida inimesed selle kohta teadma peavad? No me pakume praegu $1500 suurust tasu. See on summa, mille oleme välja pannud igasuguse teabe eest, mis viib meid Preili Moori asukoha leidmiseni. Tead, ka kõik vihjed, mis mulle otse antakse, edastatakse otse õiguskaitseorganitele. Meie ei ole need, kes vihjeid ise lahendavad. Kui keegi helistaks ja ütleks, et teab, kus ta on, siis me ei läheks ise seda lahendama. Me laseksime õiguskaitseorganitel sellega tegeleda. Tead, meie peamine eesmärk on info inimesteni viia. Palume, et nad jätkaksid selle jagamist ja räägiksid sellest teistele. Ja veel kord, kõige olulisem, mida ma rõhutan, on see, et kontrollige oma videomaterjali nende kuupäevade ümber. Eks 11. juunil, isegi 12. juunil. Ma mõtlen, mulle sobib ka see, kui me lihtsalt kontrollime alates 11. juunist kuni tänaseni. Kui me näeksime teda kaameral, oleksin ma väga tänulik selle info eest. Ja veel kord, kui keegi mingil põhjusel tahab mulle vihje saata, siis see on täiesti okei. Nad võivad kasutada minu e-posti, nad võivad kasutada minu telefoninumbrit. Nad võivad minuga ühendust võtta ka sotsiaalmeedia kaudu, ükskõik kuidas. Ja kõik vihjed või teave, mis mulle edastatakse, ma ei püüa kuidagi õiguskaitseorganeid sellest kõrvale jätta. See teave edastatakse edasi õiguskaitseorganitele, nagu me oleme seni teinud. Ja ma tean, et sa oled palju jälgi ajanud. Mis on sinu järgmised sammud, kui rääkida sinu uurimisest? Mida sa selles juhtumis järgmisena teed? Jätkan ruutotsingut. Kogu tee kuni elukohani välja. Ma ei saa seda teisiti öelda.
Minu eesmärk praegu on püüda ära arvata, millist liikumisteed ta oleks võinud valida ja katta see põhjalikult. hästi, Henry Dukes, eradetektiiv, kes aitab leida Elena Moore'i. Aitäh, et leidsite aega meiega olla, me hindame seda. Aitäh, härra! Kui kellelgi on teavet selle kohta, kus Elena Moore võib viibida, võtke ühendust Lexingtoni Lõuna-Carolina politseiosakonnaga numbril 803 358 7271 või A. Santoroga aadressil lexsc.com. Sellega lõpetame saate On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd nähtavad ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart, kohtume järgmisel korral.